Minu elu on möödunud enamasti Tallinnas ja sündinud ma olen Kesk-Eestis Paides. Ma õppisin kogu aeg Tallinna 32. keskkoolis. Kui ma kuulsin, et Ilmar Tomusk tuleb sügisel, tema on teie vanustele kirjutanud lugusid, tema oli minust sealkoolis õppis 3 aastat eespool ja 3 aastat tagapool õppis oli Andrus Kiviränd ka samas koolis, mis on teil ka hästi tuntud ja armastatud kirjanik nii lastele kui ka kõigile suurtele. Päris esimene lasteraamat, mille ma kirjutasin, oli see 4 hommikut ja 1 õhtul. On see tuttav ka võib-olla? On mõned lugenud? Mulle endale meeldib vaadata selliseid filme või lugeda raamatuid, mis on nagu elurõõmsad, nad on toredad, seal saab nalja, aga alati on tunda ka mingisugust natuke tõsisemat poolt. Mõned luuletused siis siit. Ma alustan selliste spordiluuletustega, eks. Hiiumaal, mis sporti tehakse Hiiumaal? Saaliokid. Jalgpall, ujumine. Päris palju erinevad alasid, eks. Kaugushüpe. Nii. Kaur läks kaugust hüppama, võttis hoogu, tabas pakku, alles õhus märkas ta all liivakastis kassi kakku. Nii. No kaugushüppe ongi selline lühike, eks. Võtad hoogu ja hüppad ja kõik. Kord kana hane armastama hakkas. Kõik muu siin ilmas tema jaoks lakkas, mõttes mõlkus vaid hani, tõsi jutt, mitte nali. Kana tegi, mis suutis, oma välimust muutis, värvis kirjuks, kõik suled silmist helkisid tuled. Munes 50 muna, hõõrus harjale muna, ümber haneda tiirles ripsutas tiiba. Paraku plaanid kiskusid kiiva. Polnud teragi märgata, et hanes võiks armastust ärgata. Ei tundnud sugugi huvi, olgu te kana või tuvi. No mis sa ütled uhkele, saatis kana kukele. Teine, see räägib inimeste armastusest. Teine armastusluuletus, hambapasta. Onu Anton ostis pastat, proovis pesta hambaid, harjas nühkis nagu lambaid. Ootas külla tädi Astat, aga hambad ei läinud valgeks. Tont neid võtaks, pagan küll, vandus Anton, andke andeks, juba kostis uksekell. Uksel seisis tädi Asta, naeratas ja käe tõi valla, ehmatusest hambapasta neelas Anton lupsti alla. Jah, tunne oli ebameeldiv, kuid teha polnud midagi. Ära söödud blendameedi polnud väga vigagi. Ma loen siit teile ka mõned lood ette. Nii. See on küll üks jõuluaegne luuletus, aga mulle ta endale meeldib sellepärast, et selle sisu poolest just, et selle pealkiri on onu Heino kommi isu. Nii. Onu Heino tahtis ükskord kommi süüa, aga kodus ei olnud ühtegi kommi. Mis on muidugi imelik, et ta elas üksinda, siis võiks ju ikka kommid olla alles. Mul on ka 3 last, et mul ei teki sellist olukorda, et kunagi oleks kodus kommi. Kui just ära ei peida. Muidu kõik süüakse kohe ära. Onu Heino kommi isu. Teisipäeval lõuna ajal. Kell lõi pimbum-pomm. Onu Heinol võlkus meeles šokolaadipomm. Otsis, tuhmis igalt poolt kõik asjad pilla-palla. Pani sussi aknale ja puges teki alla. Lammas päris vagusi, vaid õige pisut niheles. Mis sa teed, kui kommi isu keelel nõnda kiheles? Onu Heino ootas, nägi juba und, väljas krõbe pakane ja sadas õrna lund. Äkki kostis krabinat, siis vastu akent kopp, päkapikud hüüdis, Heino hüppas voodist välja, hopp. Vaatas välja, kulm läks kortsu, mees oli üsna vihane. Aknalaual, siia-sinna, hüples, rasva tihane. Saabub õhtu, Heino tukub,
üle pea on tekk, aknadega traadi otsas ripub priske pekk. Peki ümber linnukesed lõbusasti käravad, sädistavad, kädistavad, onu Heinot tänavad. Aga öösel keset vaikust kell lööb pimbõmbomm. Onu Heino sussi sisse ilmub magus komm. Tõlkisin selle saksa keelest, et kuidas häälitsevad loomad eesti keeles. Ja kui te tahate, ma loen pärast saksakeelse variandi ka. Ja. No kõigepealt loen eesti keeles. Maal siis, jah. Leh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 e. Suud, ruiuiuiuiuiuiui kavad. Kut-tut-tut-tut-tut-tut-tut suud, hau-au-au-au-au-au kuvad. Kas-sas-sas-sas-sas-sas-sas-sas-sas njau-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 au. Kõu-tut-tut-tut-tut-tut-tut siit, nurr-r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 urr. Prakä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 que esilased suud siristavad kroksuvad imalased ürisevad linninninninninninninninnud suvad. Selline lugu. See on küll hea. Ja ehk tulete jälle teine kord tagasi.